Tere, minu nimi on Kiril, me oleme Raadsillas taas kord ja nüüd on meil reaalselt ametlik trenn enne võistlust. Võistlus toimub meil täpselt nädala aja pärast ja me peame enne seda olema täiesti valmis igaks olukorraks, vihm, kuiv, mis iganes. Aga head vaatamist teile, naudime nüüd drifti sõitmist ja täna teeme tandemeid ja anname endast parimat, et teha nii-öelda võistlusoleku sõita täna. See you! Sõidame suhteliselt non-stop, sest trenni vaja teha ja kuradi äge on, päriselt. Aga isa tegi pulli minuga, et mul oli treffid otsas, isa otsustas mingi, Savillast teeb ühe ringi veel, et ma surnuks ei sõitnud ennast. Aga vahetame jälle rehve, paneme jälle kütust ja lähme naudime täie rinnal. Lähme vaatame ka loomulikult Simon Suemaa uue Supra üle. Mina tean seda autot ja salatses väga pikalt, aga nüüd on teada, nüüd me näeme, lähme vaatame.
õlijahutusradiaatorit on vaja. Selle ikka hakkame tagasi varsti sõitma ja siis tellime ära. Pole midagi teha, kolmapäeval on mul üks eriüritus, kui ma pean kindlasti minema. Ja peale seda on kohe ju esimene drifti etapp, Mulgi drift, 4.–5. mai. Autoga on vaja palju teha, aga teeme ära ja sõidame poodiumit ikka. Nüüd ma olen kindel, et me peame ennast näitama. See auto võimaldab, ma arvan, et mina võimaldan ka. Ma loodan, ma tahan uskuda. No nii, meie tänane trennipäev on läbi saamas, või noh, juba on läbi. Praegu sõidab Street Class ja jummala äge päev oli. Sai sõita päris palju, 8 rehvi läks, 3 kanistrit kütust vist isegi. Ja ma ei tea, minul on siuke tunne, et siin rajal sobib mulle, et ma saan sõidetud selle rajal. Eks see kõik selgub juba järgmine nädalavahetus, sest jällegi, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, meil on võistlused siin samas. Järgmine reede on meil siin ka trenn, et saame trenni teha, veel vaadata, mõelda, uurida, mis ja kuidas. Aga tänaseks on kõik. Aitäh meie toetajatele, aitäh sulle, et sa vaatasid seda videot. Nagu ikka, pane like, kirjuta kommentaar, kindlasti järgi mind Instagramis ja YouTube'is ja näeme juba varsti. Ciao! Raassilla trennis lõpus rääkisime, et õlijahutusradikas hakkas lekkima. Tähendas seda, et DBHP tuli appi ja me saime uue radika TurboWorksi oma, seekord mitte FMIC oma, kuigi nad näevad väliselt täpselt samasugused, aga paneme ühe ägeda TurboWorksi õliradika ja saame sõita juba kolmapäeval Lange motokeskuses perepäeval. Etanol muutub ju põhimõtteliselt auruks, aur muutub veeks ja catch-can õli oli, no ta ei olnud vett täis, aga ega seda oli raske nii õliks ka nimetada. See Vitalik teeb nüüd pesuvärki siin. Kell on meil täpselt 10:30, tänaseks sai hulgi asju tehtud. Mootori õli jahutusradiaator olemas, bolt check tehtud, interkuuleri ventikas pandud taha, loodame, et äkki see aitab, et meil ei ole seda sisselaske-temperatuuri piisavalt palju. Nii, järgmine asi. Mul on väga kahju trailerendi kleepsust, sest see sobib väga hästi siia, aga see lahendus ei toimi. Siia on vaja puurida augud, et interkuuleril oleks veel rohkem ruumi õhku endale sisse tõmmata. Lisaks arvatavasti natukene tule sisse teeme ka väikseid auke, kuna meil on siin õhufilter ja ma arvan, et tema tahab ka saada jahedat õhku, mitte seda kuumuskapoti all. Seega teeme mingi väiksed augud, et tule disain justkui säiliks, et poleks aru saada, et seal midagi muud moodi on, aga õhku tuleks läbi. Tagapoldid üle vaadatud, veermikupoldid üle vaadatud. Üks asi, mida me tahame veel kindlasti teha enne nüüd siis Lange motokeskuse perepäeva, on Wastegati toru. Ma hea meelega näiteks teile seda praegu, aga tõstuki lülitasime välja, ei taha seda praegu näppida enam. Wastegati summuti ots, ta lihtsalt töllerdab niimoodi ringi ja Wastegate on vaja ka igaks juhuks lahti võtta, ära määrida, hooldada . Aga tänaseks on kõik, homme õhtul jätkame ja siis paneme treila peale ja siis liigume Langele. Langele liigume tegelikult kolmapäeva hommikul kell 6 start Tallinnast. Lisaks, kuna meie võistlused on juba reede laupäev, tähendab seda, et homme mul viimane päev osta sõiduvarustus.
Mul ei ole sõiduvarustust, mul on ainuke, mis mul sobib, on kiiver, on kiivrisukk ja mulle kingiti jõuludeks sokid. Rohkem mul pole motorspordi asju. Ehk siis jälle miinus kilo poodi jätma. Lihtsalt. The next day. Läks meil natukene aega, aga auton treila peal panime kinni lõpuks need, et need siin ei logiseks. Panime ees seal täpselt samamoodi, need kinni, et need ei logiseks. Samuti panime siin kinni, tegime siia augud, kuna meil oli see sisse lasketemperatuuriga probleemid ja lihtsalt disaini element panime mustad neerud. Need ei sobi siia tahaks kroomneerud, sest siin on ka kroom. Aga käib kah parem kui ilma. Lisaks võtame homme langele kaasa natukene merchi. Siin on meil käpid, siin on T-särgid ja mul on uus sõiduvarustus, sest juba reedel on mul seda vaja. Täna on meil teisipäev ja homme katsetame, kuidas see sobib mulle, kuidas mul sõita on sellega ja kui ei sobi, siis peab sobima. The next day. Oleme jõudnud siia langele. Nagu Vitalik ütles, mõnus soe, paarsada kraadi, aga tegelikult on hea, ilm on hea. Ma ei tea, mis üritus see on, aga arvestades, mis siin on ja kes siin on ja kuidas siin on, tuleb päris vinge üritus. Pakime auto lahti ja paneme seisma ja siis vaatame, mis me veel näeme siin. Meil oli ju plaan sõitma minna ka, aga üks tähelepanelik pealtvaataja tuli auto kõrvale ja küsis minu käest, kuule Kirill, kas nii peabki olema? Mis asi? Ja siis me läksime auto juurde ja sisse laskekorrektoril on meil ilus võra. Pärast Vitalik filmib juurde. Me nüüd mõtleme, kas me teeme niimoodi, et me läheme sinna KTM-i putkasse ja KTM-i putkas meil keevitatakse kokku või siis me ei hakka mitte midagi tegema ja me isegi ei käivita autot. Ma korra mõtlen, seedin, helistan korra isale, kuulan tema juttu ära, tema mõtted, mis ta arvab. Ühes mõttes pole nagu mõtet riskida, kuna meil on täna kolmapäev ja reedel on meil juba võistlused. Aga samas tahaks natukenegi, äkki me sõidame lihtsalt läbi, et gaasi kui ei vajuta, siis ei ole rõhku, siis ei tohiks hullemaks minna. Mõtleme korra ja eks ole näha, aga samas on jumala äge, et väga palju inimesi on auto ümber, isegi praegu.
läksime proovima sõita ja auto ei tööta. Arvatavasti see mõra mängibki nii suurt rolli. Seega me oleme lihtsalt terve päeva seisame, auto on väljas. Inimesed käivad vaatamas ja võtavad kleepse ja tegin ka Instagrami stories väikse postituse, et tulge minu boksi, tehke pilt Nokamütsist või üldse tehke autost või boksist pilt ja võidate Nokamütsi. Vaatame, kas tuleb üldse keegi, kas keegi paneb tähele seda või mitte, sest siin on väga halb levi ja ma ei ole kindel, et kõik inimesed näevad mu story't. Aga vaatame ringi, mis siin toimub, siin on tegelikult hästi palju huvitavaid, siin on rallikaid, siin on rallikrossi, siin on superkrossi, siin on tsikleid, kõike on siin. Vaatame, äkki filmi midagi juurde, aga meie jaoks on see tänane sõitmine kurvalt alanud ja kurvalt lõppenud. Aga pole midagi, lähme õhtul HKC Motorsisse, võtame sisse laske maha ja homme viime ta vihurisse. Sass vihurist keevitab meile selle ilusti kinni, arvatavasti teeme tugevamalt selle keevituse ja siis vaatame uuesti, kas asi töötab või mitte. Ja miski mulle ütleb seda, et ma pean Martin Vagoga siis rääkima, et äkki me saame reede hommikul kuidagigi seadesse minna. Sest ma ei ole kindel, et seal on päris nii, nagu tahaks. Vaatame, mõtleme. Meil aega on täpselt 24 tundi põhimõtteliselt, et selgusele jõuda, mis me teeme, sest reedel me peame olema Raadsillas. Reedel on meil trennid, laupäeval on meil ka trennid, seal on siuksed, jah, ühesõnaga, aeg näitab, meil on 24 tundi, et selgusele saada, mis autoga juhtus. Praegu ju oleks hea video lõpetada, kuna video pidigi olema ainult langest. Aga kuna meil tekkisid uued probleemid, seega me jätkame selle videoga. Lähme nüüd Tallinnasse, lähme HKC Motorsisse, võtame sisselaskekollektori maha, viime selle vihurisse, Sass keevitab, me oleme juba küll rääkinud juba sellest, aga ikkagi. Mis tähendab nüüd omakorda seda, et ma siiralt loodan, et ainuke probleem ongi selles kollektoris ja seepärast see kõik ongi. Ja kui see midagi muud on, siis on päris kehvasti. Ideaalis tahaks reede hommikul veel kaagi juurde seadistama minna, aga mis ja kuidas see selgub alles peale seda, kui kollektor on korda tehtud ja asi on valmis. Näeme Tallinnas. Oleme jõudnud HKC Motorsisse, Vitalik juba krutib lahti. Praegu on kell 10 õhtul. Homme on kõigil tööpäev, aga see kollektor peab olema homme hommikul vihuris. Sass jällegi juba räägitud mitu korda. Sass keevitab sellega kinni. Ja vaatame, mis me edasi teeme. Ideaalis peaks panema teise kollektori, aga samas kui Sass keevitab kõik keevitused üle, siis äkki on parem. Vaatame jooksvalt, hakkame lahti lammutama. Ma oletasingi, et see võib olla päris lihtne kiire.
Sellega nüüd lihtne, vaatame, mis siin veel ainult toimumas. Ja saab teilt koju minna juba lühidalt. Aga vaatame veel midagi, igaks juhuks mingid asjad veel üle, et ega ei ole kuskil mingit pahandust veel lõimunud. Vaatame pihustit üle. Ja pihustit on vaja ka puhastada, nii meile öeldi, et on vaja iga sõit tegelikult puhastada, me pole seda veel teinud. Vist ei ole teinud, võib-olla isa on, aga ma arvan, et isa ka ei ole. Vaatame, mida me teeme kohe. The next day. Väga kiirelt on jõudnud meil kätte neljapäeva õhtu. Sass keevitas meil ilusti kollektori ära, vaatame, mina pole veel näinud. Vaatame, kuidas see välja näeb. Ikka päris paksult pani. Ei, väga hea, lasta pigem olla paksemalt, et kui ta võrdled eelmiseid klippe ja see praegune. Ja see paksem variant kõlab turvalisemalt, et väga hästi, kui see peab. Ma usun, et peab, et siiamaani Sassilt on ainult head asjad tulnud. Võtan ta siit täiesti välja. Mulle tundub, et ma leidsin veel, mida ta keevitas. Need olid kunagi juba keevitatud, aga see näeb Sassi keevituse moodi välja. Sest kui vaadata, et siin on juba kunagi keevitatud ja see, mis on massive ja siin on ka massive. Ma arvan, et see on pikendatud isegi. Tänane eesmärk on siis see peale panna, vaadata, kas asi hakkab tööle. Pihustid. Siis on meil süütepoolidega niimoodi, et homme, siis reedel, pidi algselt kell 9 olema hommikul Tartus seadistamine, aga tõstsime ümber ja seadistamine toimub kell 11, seega meil on aega veel hommikul midagi üle vaadata, paneme kohe Tartusse ära. Uus kütuse rõhuandur tuleb Tunner stuudio poolt ja süütepoolid ka, et kui midagi on valesti seal, siis saame süütepoolid ka. Isegi kui ei ole valesti, ma arvan, me ikka võtame 2 tükki vähemalt, et kui midagi peaks juhtuma, siis süütepoolid vahetame ka ära. Et need oleks vähemalt varus. Kuuler, paigas, tagatuled, paigas. Hakkasime pakkima, mida rehvidega teha, kõik on need vaja kaasa võtta. Ruumi on, aga jääb väheks. Lisaks on üks hea uudis veel, aga sellest räägime juba homme. Pakin ära ja oleme koju magama. The next day. Meil on kätte jõudnud reedene päev, kell on 6 hommikul ja nagu te näete, mitte midagi pole muutunud. Eile otsustasime, et pakime täna hommikul, et tuleme varem kohale. Seega ma mõtlesin, et võiks ka äkki video lõpetada, et järgmine video oleks huvitavama algusega. Ehk praegu hakkame lõpetama, pakime ära ja Düno on juba siis järgmises videos. Seega vaatame, mis meid ootab järgmine nädalavahetus. Ehk siis meil on vaja minna kaagi juurde seadistama ja meil on vaja, et kõik oleks hästi ja meil on õhtul juba sõidud. Seega aitäh, et sa vaatasid seda videot. Võeta like, kirjuta kommentaar, jälgi meid Instagramis ja YouTube'is. Näeme juba varsti. Tšau!